Just nagu väikestel inimlastel on ka koera- ja kassilastel üsna sarnased tervisemured. Otsime üles imearmsa loomaarst Kerlini ja küsime, missugused tervisehädad koera- ja kassipoegi kõige rohkem kimbutavad. Tere, Kerlin! Millised on kassipoegade ja koerakutsikate kõige sagedasemad tervisemured? Mida me kliinikus siis tavaliselt näeme, on see, kui juba tullakse kassipoegade ja kutsikatega, et siis oleneb sellest, kas tullakse näiteks niisama kontrolli või siis on juba mingisugune probleem. Et niisama sellises tavalise kontrolli käigus me leiame lihtsalt tavaliselt juhuslikult midagi. Näiteks on kõrvad mustad ja siis sealt tegelikult koorub midagi, et kas seal on mõni parasiit või on pärmseen näiteks. Samamoodi võivad olla mingid karva- ja nahaprobleemid, et sellised nii-öelda väiksed asjad, mida kodus võib-olla omanik ei märka kohe. Kui tullakse ikkagi mõne probleemiga, siis ma ütleks, et võib-olla kõige tihem on nendel väikestel loomadel igasugused seedehäired. Et see tuleneb sellest, et see koer või kass on kuskilt mujalt nii-öelda keskkonnast tulnud. Nüüd oleme meie tema koju võtnud tavaliselt, kas ta siis saab mingit uut toitu näiteks või ta saab lihtsalt midagi kuskilt kätte. Ja need asjad on need, mis alati tekitavad siis kas näiteks kõhu kinnisust, kõhu lahtisust ja nii edasi. Kuidas see õige toidu vahetamine käib väikesel loomalapsel? Kõige õigem oleks see, et te kindlasti teate, mida ta ennem on saanud. Et alguses saaks siis seda sama nii-öelda toitu, et see vahetus ei tohi olla järsk. Ja kui te tahate minna mingisuguse teise näiteks krõbina peale, siis see peaks olema selline järk-järguline. Kas koerapoegade ja kassipoegade vahel saab välja tuua ka mingisugused koeraspetsiifilised ja kassispetsiifilised tervisemured? No ikkagi väikeste puhul jah, ma ütleks, et kõige sagedasem on see seedehäirete asi, siis mida me palju ka näeme, on erinevad parasiidid, nii sise- kui välisparasiidid. Võib-olla väikestel kassipoegadel on selliseid ülemiste hingamisteede muresid rohkem. Et nagu te teate, siis on väikseid kassipoegi, kellel need silmad jooksevad, nina jookseb, nad turtsuvad, et seda on veidi rohkem kui koertel näiteks. Et koertel me seda ei tähelda. Aga miks nende kassipoegade ninad siis jooksevad ja turtsuvad? Nüüd oleneb natuke sellest, mis tingimusest nad tulnud on. Et ma ei ütle, et tavalisest kodust ei võiks mõne suurema emase kassi juurest tulla samasuguste muredega neid kassipoegi, aga tihemini me siiski näeme seda, kui need kassipoed on tulnud näiteks varjupaigast või üldse näiteks õuest, et seal need asjad liiguvad, sest kassid on vaktsineerimata, elavad pigem kehvades tingimustes ja niimoodi näiteks levivad mitmed ülemiste hingamisteede viirused, nagu me näeme herpesviirust väga tihti. See herpesviirus oma tüsistustega näeb vist üsna selline jube välja, et on punnis silmad ja tatised ninad. Kas nüüd sellepärast tasub endale varjupaigast kassipoeg võtmata jätta, et tal on nina tatine või silm pahupidi? Ma arvan, et ei tasu kindlasti võtmata jätta, aga eeltööd tasub ikkagi teha, et tegelikult nad ei ole lootusetud. Nende jaoks olekski parem just see, kui ta saaks oma heasse, kindlasse, turvalisse koju, sest tegelikult, kui me võtame selle varjupaiga stressi sealt tagant maha, siis tervenemine on, ma ütleks, poole kiirem ikkagi. Kui kassipoegadel vist üsna sage on selline herpesviirus, kas koeradel ka mõnda sellist viirust on? Võib olla küll niisugused hingamisteede viiruseid, aga need ei ole ikkagi nii sagedased. Ja eriti, kui meil on juba sellised kutsikad, kes on nii-öelda hea tervisega, nad on ilusti ussirohtu saanud, nad on saanud juba oma esimese ja teise vaktsiini, siis enamasti mingisuguseid selliseid muresid ei ole. Mida on võib-olla tihemini ja mille vastu on ka kutsikad nii-öelda rohkem vastuvõtvamad ja ka vanad koerad, on näiteks kennelköha. Kennelköha on selline ülemiste hingamisteede viirus, seda levib näiteks väga tihti just näiteks näitustel või koeraparkides ja nii edasi. Selle vastu on olemas tegelikult ka vaktsiin, aga see ei ole nii-öelda kohustuslikus nimekirjas. Et me olemegi alati soovitanud seda, et kui teil on selline koer, kes näiteks käib tihedasti näitustel, et siis võiks võib-olla kaaluda selle vaktsiini tegemist. Eraldi teema ja tõsine teema on need parasiidid, mida sa enne mainisid ka. Kuidas ma nüüd ikkagi aru saan, et minu kassil näiteks on kõrvast parasiidid? Me ei pruugi tegelikult üldse aru sellest saada. Aga kui ta sügab neid kõrvu näiteks väga tihti, te näete, et ta tõesti on nii-öelda häiritud ja katkestab teised tegevused selle pärast ära, et normaalne ei ole see, kui tegelikult loom sööb ja siis ta peab lõpetama selle söömise sellepärast, et tal on vaja kratsida ennast. Et kui te näete, et see häirib nii-öelda tema elu, siis tegelikult ma soovitaks ikkagi kontrollima minna.
siis on need kõhuparasiidid, mis elukad nüüd need on? No neid on ikkagi väga-väga palju, et see ei ole üldse tavapäratu, kui ka täiesti normaalsetest headest tingimustest tulnud kassipoel või kutsikal on näiteks sooleparasiidid. Nad lihtsalt on võimelised seda ka ema käest saama. Ema käib meil ikkagi õues oma ringe tegemas, isegi kui need kassipoed või kutsikad on oma pesas seal. Aga see ongi see, mille pärast me ütleme, et kassipoed ja kutsikad peaksid saama kuni pooleaastaseks saamiseni 1 kord kuus kindlasti ussirohtu. Viirushaigused, parasiidid, aga kuidas on igasuguste luustikuprobleemidega? Ja eriti kutsikatel ja üldse koertel siis. Ja on lihtsalt mõned tõud, kellel on nii-öelda soodumus selleks. Seal on siis geneetiline faktor, mis tähendab, et kui te võtate omale kasvataja käest selle kutsika, siis tegelikult tuleks nii-öelda seda taustatööd teha ja uurida välja, ega nendel vanematel ei ole seda probleemi, sest kui nendel vanematel on juba need puusaprobleemid näiteks, siis suure tõenäosusega on ka sellel kutsikal ja tegelikult suurte probleemidega neid koeri üldse ei tohigi ju aretusse anda. Aga kahjuks me näeme igasuguseid asju. Teine asi on see, et me ei tohi ise talle midagi tekitada. Ehk siis, kui me näiteks võtame endale suure tõu koera, siis me peame talle andma ka nii-öelda eakohast ja sellele tõule ja tõu suurusele vastavat toitu. Et kindlasti see nii-öelda toitumine on siin võtmeküsimus. Kui ma ikkagi otsustan, et ma tahan endale võtta looma lapse koju, siis kuidas ma ise tema tervist jälgida saan? Millele ma ise peaksin tähelepanu pöörama? Tegelikult, kui on ikkagi mingisugused sellised tõsisemad mured või kõrvalekalded, tegelikult me saame aru sellest, et me kõik teame, milline peaks olema terve kassipoeg või kutsikas, et ta peab ilusti sööma, ta peab ilusti jooma, ta peab liivakastis käima või siis koerad õues, on ju. Kui me ikkagi näeme, et järsult see loom enam ei ole energiline, ta ei taha mängida, ta ei taha süüa, võib-olla tal on kõht lahti, kõht on kinni, siis tegelikult need väikse looma puhul on tõsised ohumärgid. Nende puhul ei tohiks kaua oodata ja peaks ikkagi pöörduma kliinikusse selliste murede puhul.